kõigile minu poolt. Rõõm on näha, et teid on siia kokku tulnud nii palju täna. Ja ma tahaksin lugeda teile Jumala sõna, laulud 34. Päästetu tänu ja tulvistus. Ma tänan Issandat. Ma tänan Issandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Issandas kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmustavad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõskame üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie, tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas. Aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu miskit head. Tulge, lapsed, kuulge mind. Ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastus elupäevani, et näha head põlve. Hoia oma keelt kurja eest ja oma kuuli õhtust rääkimast. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski ei murdu. Kurjus surmab õele ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Aamen.
isegi üks, kes minust on 10 aastat vanem, tantsis seal üksi oma ette. Aga ma teda enne näinud tantsimas. Hämmastav. Pidu käib. Halleluuja. Veerand tunni pärast tuleb pidulik õhtusöök. Aga ennem veel midagi. Praegu tahab tervitada maja peremeest Alvar Sagu. Me oleme siin 7 korda. Ta on öelnud. Ta ei lõpeta siin käimist ennem ära, kui ta saab pihta, kes te olete. Ilma alkoholita rõõmsa. Ta on võimalik. Ta käib üleval, ta tegi piltut, ta uurib ja küsib kõikide käest. Ei ole võimalik, te käite garderobis väljas panemas tina. Ei ole. Vasta uurib selle välja, milles asi on. Ja täna on 7 kord. 7 jumala arv. 7. Maja peremeest Alvar Sagu. Ole hea. Tule. No tere! Kõigile muidugi head algavad aastad. Selle peale võiks isegi aplausi teha. Ma olen kõigile ütlenud, ütlen ka teile, et me elame õnnelikult nii kaua, kui meil on rahutavast peale. Ja ma usun, et me saame hakkama ja see jääbki meil peale kohe. Aga teate, siin majas räägitakse niivõrd siiralt ja ausalt, niivõrd häid sõnu, nagu teie räägite, väga harva. Sest siin käivad ikkagi teistsugused peavad. Teate, te olete lihtsalt võrratud inimesed ausalt. Sest et ma ei oska seda nagu sõnadesse edasi panna, teist rohkem nagu sellist õrnust ja siirust, eks ole. Teil ei ole seda kibedust, poliitikat, seda ärategemist, seda kiusu, seda jama sees. Ma ei tea, uskumatud inimesed olete. Sest et seal täiesti super olete. Küll me peame siin igasugused läbirääkimisi nende erakondadega ja asjadega ja värkidega ja ma vaatan, et kõik lähevad minema suunurvalda ripakile all niimoodi. No, miks te siia tulite siis on ju, eks ole? Aga tee siin muusikamängi, pidu läks lahti, ma ei tea. Aga selle jaoks, kui selle maja ehitasimegi, et siin olekski super olla, eks ole ju? Teate, 7 kord. Paarite arv, eks ole, see on äge. Öeldakse, et paarise arv on selline vahepealne, aga paarite arv on veel ägedam ainult. Teate, mul on siin kaasas just selline, sa oled õnnistatud 2018. See oli esimene, mis mulle anti siit majast, mul on see talisman kaasas. Teie enda antud on see, mul on just need nimed siin taskus, ma koos siis pikeldan nende vastele teie nimed. Sest tõesti ma ei mäleta täpselt enam. Teate, see ei ole mul niimoodi, et see on kusagil, noh, ma võtan täna kaasa ja esinen siin, eks ole. Ei, see on mul trepi peal, ma tulen siit iga päev ülalt alla, näen seda ja lähen siit üles magama. See on olemas mul, eks ole, aitäh teile. Ega, kui ma oma ajaloost räägin, siis ega meie peres mu isapoolne ema ehk minu vanaema oli ju täielik kristlane, sellel ajal oli see puukirik seal Pahapiiris ennast alles, tema oli selle puukiriku käija. Ka minu ema isa ei käinud kirikust mööda ja ma ise lähen ka seda uksest meeledi sisse olnud töötada. Nii et ma ei tea, on inimesi, kes seda pelgavad, aga meie suguvõsa mitte ka juurde. Teate, te olete vist juba tüdindama neid kogu kiida. Aga ma pean seda lihtsalt tegema. Saate aru, seda siirust ja seda on niivõrd vähe viimasel ajal. Ma näen isegi, mul on üks ports töölisi
noh, ma ei hakka mu töölisi kiruma, eks ole, aga kuidagi selline tunne on, et keegi oleks nagu kogu aeg süüdi, eks ole, on ju. Noh, aga kes on siis süüdi? Me ise oleme ju selle teemale rajanud ju. Vali siis uus tööande või vali omal uus elukaaslane või vali omal ükskõik mis, eks ole, aga ära ole oma ligimehe peale pahane, on ju. No mida see annab juurde? See ei anna mitte midagi, ei anna juurde seda. Ma näen seda iga päev seda tegelikult, on ju. Mul on circa 30 töölist, on ju. Noh, natuke on asi sassis. Aga eks ma pean seda selleks, et ju see COVID tegi seda kunagi, on ju, sest et eestlane on ju tegelikult hingest hea, on ju. Ma vähemalt loodan nii. Aga noh, eks me näeme siin igasuguse asju. Teate, ja ma nüüd korras pikerdan, on ju, ärge pange meid pahad, sest et märteline enam ma tean, on ju. Ma natuke räägin, mis see laua peal on. Vaadake, ma tulen siin ligemale. Siin on Paali Trahter 2026. See on meie enda pagarivajast tehtud. See võite kohe magustööduks ära süüa. Võite selle kaasa võtta või võite selle kamini iluks panna. Eks ise vaatate, kuidas see tahate. See on meie pagaritöö. Laua peal on siis meie pagarileib, eks ole. Ja ma ei oska teile nagu öelda, meil on täna tellitud teile Michelini 6. tärni restorani kokk ja kööki tööd tegema, nimeks on tal Joonas. Nii et ma usun, et toit tuleb maitsev. Ja mõne ajalmast ma kutsun see ette ka meie kaunid ettekanded 2 tükki, mis on siin Saaremaa töökamad, kaunimad ja positiivsemad inimesed, mida ma ütlesin. Aga see tuli mu puhtast südamest, mitte sellepärast, et kellegile, nagu öeldakse, jälle seda meekest moka peale määrida, on ju. Nagu meil kombeks on kõigil öelda, et räägime ilusat jutt, aga musikas on taskus kogu aeg, on ju. Aga noh, eks elu ongi selline. Nii ma siin Viktor Malten, tule korra siia. Ajame torts mehe juttu. Tead, Viktor, sinu selline sütitav, tead, peale minek on ju, ma ei tea, kus sa selle saad. Ma ei oska öelda, sa võiks iga hommiku, kas Eesti Televisioonis tegema mingit saadet või midagi sellist on ju. Et see rahvas käima läheks, sul on selline head võimed antud, et ma olen natuke ajaloo kuulnud, sa oled kultuurnik vanasti. Siin Vana Testament. See Uue Testamenti järgi sa oled nüüd siis see pastor. Ei ole? Ma olen juhtus. Pastori parem käsi. Okei, pastor parem käsi, no. Aga kas vasak käsi ka teab, mida parem teeb? Tavaliselt on ju nii, et osaks käsi jätab teadmata. Tead, siin karbi sees on sruup, see on mu tütre kokku pandud, on ju. Ma pean ütlema, et mu tütre perenimi ennem oli Sakur Katrin, on ju, Sakur, on ju. Aga siis ta kahjuks vahetas ka Sepp vastu, nüüd on Sepp Katrin, et abielus. Mul on siis 3 väikest, seda mis väikest, seda sammust lapselast. Mu tütar soovis teile samamoodi teile kõigile, erandlikult kõigile, eks ole, edu, jätku ja ütleb sulle, ma palun sulle nagu mehise mehe kätte, sa vaatad sinna. Ja siin sees on siis see strupp, see on siis selle sammuse püha nohu ja kui sa pead juhtida, ärge panna paatseva nimesid, ma tean, et üks oli Taavi Väli oli, tõuke mees. Sina olid üks mees, kes mulle tookord selle
selle sammuse asja õnnistuse andmisele. Kas sul on meeles teile? On meeles, jah. Nii et ma väga tänan sind ja sa oled üks tubli, töökas, tore mees. Ma ei tea sest rohkem midagi. Edu sulle ja see samamoodi, kui sa jutlust pead, võtta siit üks lonks kahvi. Võtame järgmist trikki. Jeemimägi. Sina olid üks ja üks mees oli veel. Ja siin on veel üks tükki peal. Kas sa mäletad seda teemat? Vot see on tore. Mul on siis järgmist meeles, see oli 2008 reis, eks ole, see oli ju, nagu öeldes, väljumise lapsele. Kuule, ma suuska rohkem midagi tea, aga aitäh sulle ja edu sulle. Ikka Kõikil ütleb veel Rango. Ma täpselt ei mäleta, Rango, kas sa olid rääk. Aga ma tean, et sa oled üks tubli ja töökas ja tore mees. Ma tean sind sealt samusest poest hästi. Alati, kui te sinna poodi lähed, siis see mees tuleb vastu sirge seljaga, mitte ei keera selga, et mis ta on mul jälle taha. Vehele juttu, vehele tegusid, ja midagi pole teha, lähen sinna, rumal nagu ma olen, eks ole, selles tehnikas, ja ta vahetab asja ära ja räägib tüki juurde, Randu sulle, edu sulle ja aitäh sulle. Nüüd on peidetud pudelid. Mul on, kuidas ma ütlen, et Saaremaa puuetekoda, siis Hiiumaa puuetekoda, teeme natuke koostööd, eks ole, natuke toetame üksteist ja see on Hiiumaa puuetekoja poolt tehtud siis Kotre, siin on Hiiumaa ja siin taga on silt. Ma tahaks selle anda selle daamile, kes seda üritust siin, seda laulmist peab siin, kes oli hästi äge läbi. Krista Väli. See on siis see samune... Köha silu. See on Hiiumaa limonad. Tegijal on see ise ja see kott on tehtud puuetega inimeste poolt, ja vaadake hästi, siin on siis selline laululind peal, isegi jalad on alla tehtud ja lööbki silmadest pandud ja siin on jutt juures, kes nad siis on, eks ole, ja nii edasi. Aitäh sulle, alguses väga äge. Nüüd ma olen siia meie 2 kõige kaunemat ettekandjad siia. Meie see Misseliini kokk ütles, et kokk ei käi kõigist välja, et sellel ajal pidi ära kõrbema, eks ole, ja kujutage ette, et ta liigutab seda putru, aga need daamid ootavad nüüd käsku, millal läks, eks ole, millal tööks läheb. Teate, ma juba ütlesin teile, et kui ei ole selliseid inimesi, eks ole, siis ma võin siin teie ees ka kulmude peal käia, eks ole, vabalt. Aga mitte keegi korra vaatavad ja lähevad minema annida. Aga teenendaja on see ja kokk on see, mis selle maja nagu elama paneb annida. Nii et ma ei oska teistpidi teid kallid tüdrukud tänada, kui teid vahepeale tõmmakamad siin indudele. Ja uskuge, teil läheb paremaks ja see tööande läheb armusamaks ja kõik läheb kaulimaks.
kuule, aga aitäh teile. No jah, ma saan aru, et kell on ammu lõhki, kokk on läbiline, kõik on närvised, teil on kõhud tühjad. Aga veel kord teile, te olete võrratud, te olete super lihtsalt. Teate, ma ootasin seda, tegelikult seda momenti, et millal see Anu mulle ütleb, millal Viktor teile helistab. Ma ütlesin, mis siis on nüüd on ju? Aasta hakkab juba ära lõppema, mitte mingit asja pole on ju. Otsa hakkab mehe käest küsima, et tulegi siis või mis on on ju. Mis Anu helistas, et Viktor helistamas, bingo. Aitäh teile! Aastaid mõtlesin, kas teada see kingitus on mitte majapalve. See idee tuli Tiiu Mölder käest kunagi. See tekst on siin. Ma olen siin ette äkki. Majapalve. Jumal õnnistas seda koda kattusest põrandani. Jumal õnnistas kõiki akneid uksi. Jumal õnnistas alati kõiki, kes siit läbi käivad. Jumal õnnistas seda hoonet valguse ja soojusega. Jumal õnnistas seda igat ruumi oma väega. Jumal, oma käega hoia kõiki õigel teel. Jumal, sinu lähedus on, kui parem saab olema siin paigas. Alu, see on sul. Jah. Mis pikka? Mis pikka? Alkogudus tegi nii. Mehe nimega ei tohi eksida. Sul nimega ma eksisin natuke ühe viimase tähega, aga ma parandan ennast. Küll edukil aitäh. Kell on nii palju, et Tõnu teeb söögipalve ja soovitab kohe. Lugesin kunagi ühest raamatust näitena, et kas keegi on meie hulgast nii rikas ja võimeline näiteks toitma tuhandeid lindusid Texase linnas. Aga Jumal on selleks võimeline ja Jumal toidab meid kogu maal. Nii et me täname Jumalat toidu eest, mis meil täna laual on. Isa, me ülistame sind, me kiidame sind, me täname, et sina täidad kõik meie vajadused, sina varustad meid ja oled jätkuvalt meid toitnud ja toidad jätkuvalt. Ja me ülistame ja kiidame sind selle eest. Head isu teile. Amen. Mida lihtsalt ütleb. Aga nüüd tuleb see makustööd. Praegu on tehtud ja selle makustööd serveerib teile Orissane Veripil kodus pastor Taavi Väli. Makustööd. Olge hea, võtta vastu. Kes veel söövad head isu, aga me oleme astunud ühte uude olukorda uuel aastal on nagu öeldi, kõik on uus. Siis ütleme, et Jumal andku meile teritatud kõrvu, et kuulda ja silmi, et näha ja südant, et taibata. Nii, ma tahaksin alguses siin loen ühe kirjakoha Vanast Testamendist. Võib-olla tuttav kirjakoht meile kõigile, aga meenutame. Ma räägiksin midagi sellest, mis te mäletate seda lugu, kus prohvet Elisa, teate sellist Jumala meest Vanast Testamendist. Kui prohvet Elisa võtab vastu Eelia mantli ja siis ta lööb selle mantliga vastu vett ja küsib,
kus on Eelia Jumal. Ma ei tea, kas see on sulle tuttav lause. Vahel on nagu elus mingitest asjadest on nagu mööd täis ja või tüdimust peale tulnud või väsimus nagu võimust võtnud ja siis on selline haarad teise jumalamehe mantli, kellega sa oled kogu aeg koos olnud, kellega sa oled tuttav, keda sa tead ja tunned. Ja nüüd sa saad aru, sa oled prohveti jünger ja sina pead võtma tema töö üle endale. Ma ei tea, kas see on vahel nii, et sa oled nagu liiga suurte rõivaste sisse kuidagi sattunud, et need ei ole nagu sinu rõivad. Või tekib selline moment, et midagi on siin, mis ei klapi. Ja ma usun siin, prohvet Elisa elus ongi, ta on, ma ütleks, õnneks üles kasvanud või saanud palju õpetust läbi Eelia. Ja nüüd ta teab, mis teda ees ootab, tema nii-öelda see Eelia, kellega ta on kogu aeg käinud, lahkub ja nüüd tuleb üksinda edasi minna. Aga mis edasi saab? Ja vaat siin selles momendis tekib üks olukord, kus on Eelia Jumal. Ma ei tea, võib-olla see on sinu tervisliku seisundiga seotud küsimus tänases. Võib-olla need on sinu tunned nagu sellist maksejõuetust oma kohustuste ees. Ma ei tea, kus võib-olla perekonna elus, kuidas see meid kedagi võib tabada ja meid rünnata. Tekib see küsimus, kus on Eelia Jumal? Ma tahan öelda, Jumal on kogu aeg troonil. Jumal ei astu maha ja ei tee vahetusi või muutusi. Jumal aga on väga stabiilne, aga meiega on probleemid. Meie mõtteviisidega on probleemid. Meie nägemisvõimega on probleemid. Ma mõtlen nüüd seda just prohvetlikku nägemist silmas pidades. Ja ma tahan lugeda nüüd mõni hetk peale seda, kui Elisa on üle võtnud siis Eelia teenistuse. Ma loen seda 2. kuningate 6. peatükist ja 12. salmist, mõned salmid edasi. Siin on tegemist nüüd veel keerulisema olukorraga. Vaenlane, teate, on ka maale tulnud. Pole mitte ainult, et kuidas ma täidan, ütleme oma siis eelkäija tema ülesandeid, et edasi viia Jumala tööd maale. Teate, meil on ka täna siin ees ju Jumala kuningriik. Jumala kuningriik koosneb, ma nimetaks põhiliselt 2 asjast. Üks on see, kes on troonil. Tema on kuningate kuningas, tema on isandate isand, tema on arstide arst, tema on kõik kõiges. Ja teine asi, mis on, ütleme, kuningriigil, on territoorium. Huvitav, kus see võib paikneda? See oled nüüd sina ja mina. See on territoorium, kus nüüd kuningas toimetab oma toimetamisi. Nii, ja kui me nüüd paneme tähele seda teksti, mis siin on öeldud, teate, Süüria kuningas tuleb oma nende jõukudega või tuleb maale oma vägedega, aga ta saab aru ühest asjast. Kõike, mida Süüria kuningas korraldab, Iisraelil on prohvet, lihtsalt ta rikub kogu asja ära. Ja nüüd öelda, et algul arvab, et tegemist on siin ühe reeturiga. Meie keskel peab olema üks äraandja, kes pidevalt räägib sellele Süüria vaenlase kuningale või selle Iisraeli kuningale räägib kõik need kavatsused, mida siis Süüria kavatseb maal korda saata. Ja ta saab aru, jama majas, ei saa sõdida sellise riigiga. Ja tuleb teada saada, kes ta selline on. Ja vaadake, mida nüüd vastatakse siis. Ma loen 12. salmist edasi, ütleb niimoodi. Siis ütles üks tema sulaseist, mitte keegi. No siin on küsimus see, kes on see, otsitakse nüüd teda taga. Ta ütleb, mitte keegi, mu isa on kuningas, vaid üks prohvet Elisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. No kujutate ette nüüd olukorda. Kuidas lahingut pidada? Ma küsiks täna, mida Jumal ei kuuleks või Jumal ei näeks? Meie arvamus on selles, et ta ei kuule ja ta ei näe. Tuleb, kuidas need Baali prohvetid seal karjusid ja tuli suuremat häält teha ja tuli
noh, ennast möökadega täksida ja midagi ette võtta, ehk Jumal midagi kuuleks või ometi millelegi vastaks. Ei häält, ei vastust. Aga siin Iisraelil on kuningas, kes näeb ja teab kõike. Nüüd või see kuningas teab sellepärast, et seal on prohvet. Prohvet on ju vahendaja, kes vahendab Jumalalt tulevad sõnumid kuningale. Ja edasi ütleb, siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on. Siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja temale anti teada ja öeldi, vaata, ta on Dotanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid, sõjavankreid ja suure sõjaväe. Ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Ma usun, te olete selle looga enam-vähem vist kursis või lugenud seda, mis tuleb ette võtta, mitte minna põhimõttel nagu Iisraeli vastu, Iisraeli ründama, vaid tuleb kätte saada see prohvet. See, teate, vana lepingu või vana testamendi ajal öeldi prohvetite kohta, nad on nägijad, sest nad lihtsalt nägid. No ja proovi sa midagi siis Jumala kuningriigi vastu korraldada, kui Jumal näeb kõike, teab kõike, tunneb kõike ja meie oleme need vahendajad, kelle kaudu tuuakse seda esile. Ja siin ta ütleb nüüd edasi. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja teener ütles temale, oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ma ei tea, kas need küsimused tekitavad sul vahel küsimusi ka enda sees. Kuidas Jumal küll hakkama saab? Ma arvan, me ei peaks Jumala muresid muretsema. Ma arvan, et meil endil neid küllalt juba. Häda on selles, et ütleme nagu selle teenri või sulase silmad on kinni ja prohvet, kes näeb, mis toimub. Teate, ma tahan soovida ka sellel uuel algava meile silmi, et näha elu läbi Jumala silmade. Nii kaua, kui meil ei ole nägemist läbi Jumala silmade ja meil on need füüsilised silmad ja me vaatame täna seda, teist ja kolmandat ja siis selle põhjal me anname hinnanguid. Teate, see kuulub sinna valdkonda, kui Iisrael tuli Egiptusest ja tulid kõrbe või pidid minema siis Kaananimaad uurima seda tulevikuplaani, mis neid kõik siis seal ees ootab, milline imeline maa, millised võrratud, ütleme, viljad, kõik, mis maal on, vägevad kindlustatud linnad, suur vägev rahvas, kõik on vägev. No kõik on vägev, lihtsalt. Ja siis osa annavad tunnistusi, et me olime nende silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie nende silmis ja siis nende endi silmis olid nad nii vägevad, et nad põhimõttel nagu ulatusid taevani. Ja kes suudab sellist rahvast võita? Ja kujutate ette, mida Jumal selle peale ütleb. Need 10, kes siis rääkisid, mida nad füüsiliselt nägid, siis ütleb Jumal, nemad on tunnistanud valet minu kohta. Mõistame seda. Nad on rääkinud minust valet, ütleb Jumal. Aga mis me täna võiksime öelda? Nad rääkisid kõige selgemat tõtt, mida üldse on võimalik rääkida. Nad rääkisid täpselt ettekandes, mida nad nägid. Ja kujutate ette, Jumal ütleb, nad on rääkinud minust vale tunnistust. Mõtlema panev on ju. Nüüd me küsime, kui palju on meid, millega meie võiksime hakkama saada? Siis küsida, kas Jumal vajab suurt vägevat sõjaväge, et võitu saada? Mäletate Gideoni lugu? Kui need Midian ja Amalekid tulid maale. Mulle meeldib üldiselt seda prohvetlikus pildis vaadata selle peale. See sõjavägi oli nii suur, et selle sõjaväe kohta ütleb, nad olid nagu rohutirtsud laotunud mööda maad. Nagu liiva mere ääres. See oli nagu lõputu mass, kui nad tulid maale.
Ja teate, mida Jumal selle kohta ütleb? Mäletate, seal on, kui seda lugu lühemaks teha, siis nad saavad seal mingi, palju seal oli, 20 000 meest kokku, kes läheksid siis vastu sellele suurele sõjaväele. Ja Jumal ütleb, teid on liiga palju. Te hakkate arvama seal, et teie käsivarst midagi saavutas. Jälle on teema. Ma vaatan oma füüsiliste silmadega ja annan asjadele hinnanguid. Jumal ütleb, see on vale hinnang. Siis tekib küsimus, aga mis siis üldse õige on? Mäletate Gideoni loos, Jumal ütleb, saada nad minema. On ju, Gideon läheb ise 100 mehega, üks teine grupp, 100 grupp ja 300 grupp ja piisab. Ütles, see on küllalt. Tähendab, kui Jumal hakkab looma omi nii-öelda, ütleme süsteeme või kombinatsioone, mida inimesed loovad maa peal, teate, see ei ole sellega võrreldav. Ma räägin, et täna tahan öelda endale ja kui ka sulle, et mõtle sellele, me läheme vastu uude. Jumala sõna ütleb, vana ei kehti enam. Ma mõtlen vana leping. Ehk lihalik jõud, mida inimene arvab oma treenituse, oma õppimiste, oma oskuste, oma sooritatu põhjal anda hinnanguid. Jumala ees need asjad enam ei kehti. Kehtib vaid üks, mida Jumal on nüüd korraldanud. Ja nüüd Jumal kutsub elu vaatama läbi tema silmade ehk maksab Jumala hinnang asjale. Nii et kui seal Gideoni vastu tulid need Midjan tähendab tõlkes tüli ja riid. Ja Amalek, see on nagu selline röövrahvas või röövjõuk. Teate, meie sõdime elus hoopis teiste vaenlastega, kui me arvame, kes meie vaenlased võivad olla. Nii et meie saame sõdida nüüd selle läbi tõotusega, mida Jumal on pannud meie sisse, ehk nägemisvõimega tema enda käest näha elu läbi Jumala pilgu. Ja teate, selles on Jumala rahvas võitmatu. Sest küsimus on selles, mida ehitab täna Jumal ja see, mida ehitab täna inimene. Need on kaks eri maailma. Ja siin nüüd prohvet ütleb, või prohvet Elisa ütleb oma selle sulasele või sellele teenrile, ütleb need sõnad. Jumal, tee ometi selle poisi silmad lahti, et ta näeks. Ja kui Jumal avab poisi silmad, siis ta näeb. Kogu mägi oli Elisa ümber täis tuliseid vankreid ja hobuseid. Pole probleemi. Ja siin kõlab see sõna ka, et kuidas ta ütleb siin teenrile, ära karda. See täna on juba kõlanud siin üleval see sõna. Ära karda. Usu vaid. Kes on täna võitjad, me ütleme. Sa ei pea midagi selleks, ütleme, mida sa ikka teha saad, et võitjaks saada. Sa saad uskuda Jeesuse Kristuse nimesse. Selle nime tõttu tehti sind ja mind võitjateks. Nii et elus ei maksa enam teema, mida sa elus omad, vaid elus maksab teema, kes sa oled. Sa oled Jumalast sündinud, sa oled Jumala poeg. Jeesus on sinu vanem vend. Nüüd vaata oma vanema venna käekäiku, mida ta on korraldanud Golgata risti kaudu sinu ja minu elu jaoks tänases. Teate, see muudab nagu kogu ilmastiku või selle atmosfääri. Nüüd Jumal ei küsi enam, milleks oled sina või mina võimeline. Nüüd tema räägib, mida tema võime on korda saatnud. Ta ei küsi enam, kuidas on sinu kuulekusega lood. Nüüd ta räägib hoopis sellest, kuidas Jeesus sai kuulekaks surmani, pealegi risti surmani, minnes ja võites ja saavutades ja esile tuues pärandi täna sinu ja minu jaoks. Teate, kui head uudised on taevast? Ühest hetkest algab ainult probleem. Avad oma silmad ja sa küsid, kus on Jumal sinu see sõjavägi? Kellega võitu saavutada? Mäletate, Taavet läheb Goljati vastu võitlema. Kui väike karjapoiss, kes ta selline on? Vanemad vennad küsivad, mis sa siia tulid? Tulid sa sõjavõitlust pealt vaatama, kuidas siin teised võitlevad või? Taavet teadis, miks ta tuli sinna. Ta tuli võitu nii-öelda kehtestama.
ma ikka mõtlen, et tal lingukivi käes saada ükskõik kus ilmakaarde täpselt eesmärki ta tabab nagunii. Küsimus on Jumalas, kelle eesmärke sa täidad, mitte enda võimekuses, minu ustavuses. Küsimus on tema ustavuses, kes lõpetas kõik, kes läbis nii juutide kohtu, kes läbis Rooma kohtu ja kõige lõpuks Jumal kinnitas oma ülestõusmises, see on minu poeg. Ja siis isegi Rooma väepealik lõi endale vastu rindu, ütles, jah, tõesti, see on nii. Teate, meid paneb see natukene, siin muidugi see lugu lõpeb väga hästi ka. Kästel siin prohvet ütleb, et Jumal löö seda rahvast pimedusega, lüüakse pimedusega ja siis hetke pärast küsitakse, et kuningas küsib, et mis ma siis pean tegema nüüd selle Süüria väe hulga maha tapma või mis ma pean tegema. Seal antakse palju paremat nõu. Teate, mida Jumal nõu annab? Pigem ütleb, et sööda ja jooda neid kõhud täis ja las nad lähevad oma kodumaale. Teate, meiegi peame söötma oma vaenlasi. Ja millega? Jumala armastusega. Selleks, kelleks me siia maailma oleme kutsutud. Armastama neid. Ja nad näevad ja kogevad, nad saavad aru. Teate, sellest hetkest nad ei ole enam vaenlased. Ma loeksin siin veel lõpuks ühe kirjakohaga 1. Peetruse kirjast. Siin on üks mõte siit 1. peatükist 10.–12. salmini. Siin räägib just nimelt nüüd nendest vanalepingu prohvetitest on jutt ja teistest. Ta ütleb, seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle on juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. See vanas tõlkes ütleb seda määratud armu. Teate, selle armu mööde on nii suur, sest sellel armul puuduvad tingimused. Sest seal maksab vaid ainult see, mida tegi Jumal ja mitte enam see, mida sinu või minu võimekus oleks täna korda saatnud või sooritanud. Maksab tema tehtu. Ja sellepärast ma tahaks lihtsalt nii õnnistada meie silmi nägemiseks, kõrvu kuulmiseks, taevase omamiseks, selle vabastamiseks läbi sinu ja minu sellele maale. Vaadake, see on nüüd Jumala armee, kes liigub Jumalas. Ja kui ta siin edasi ütleb, nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Halleluuja! Teate, see on nii asi, seda armu. Ma ei tea, me vahel tuleme Jumala riiki ja siis mõtleme, või kuidagi oma sees on selline, et nüüd ma vist saan natukene paremaks inimeseks või nüüd ma olen tublim või justkui nüüd oleks mul rohkem energiat. Teate, vaenlane on ikka seesama üks, kes püüab meie pilku hoida Kristusest kõrval ja juhtida pilgu kellelegi muule, mitte temale. Nähes teda, muutun ma tema sarnaseks. Omades teda olen ma nii, nagu tema on. Ma ei tea, kuidas. Vaadake, see on Jumala ime juba. See on nüüd Jumala töö meie sees. Et seda armu, mida Jumal on nüüd meie peale, ta ütleb, kõige tarkuse ja mõistusega välja valanud. Seda armu, mis see arm on? Mulle meeldivad piiblis sellised prohvetlikud sõnad. Näiteks seda armu. Kas sa enda jaoks oskad lahti mõtestada, mis on see arm?
Või ta ütleb seal Efesuse 1.20 ka, et see kõik. Mis see on huvitav? See ongi Kristus sinu ja minu elu, armsad. See ongi silmavaade. See on sinu elu liikumine. See on sinu rõõm sinu sees. On ju, kuidas ütleb käsu kohta, käsk on püha, õige ja hea. Aga vaadake, käsk ei teinud mitte ühte inimest pühaks, õigeks ja heaks. Oled sa mõtisklenud nende asjad üle? Huvitav asi küll. Tuli jah, justkui hea asi, aga mitte kellegi mitte midagi ei anna. Ja tulemus, mida ta andis, kõik inimesed on patused Jumala ees. Seda ta andis. Mõtle nüüd selle üle. Kõik inimesed said patusteks selle käsu kaudu, mis Siinail anti. Aga nüüd mõista armu. Nüüd arm tuli ja tegi kõige patusema inimese tegi õigeks. Aamen. Ühel hoobil, ühel hetkel. Ta ütleb, tegi ta täiuslikuks. No sa küsid, kas inimene saab täiuslik olla? No rohkem kui veel, ma ütlen. Vaata Kristust, nagu tema, nii ka sina. Sa ei saa teistsugune olla sellest, kelle tõttu sina ja mina olemegi täna need, kes me täna oleme. Nüüd tema sõna meie elus ongi see tunnistuse sõna. Sa oled see, keda tema ütleb nüüd sind ja mind olevat. Halleluuja, kui hea elu. Ja mis nüüd korda läheb, mida vaenlane ütleb? Nüüd sa kuuled vaenlase häält ka igalt poolt. Kõik see, võiks öelda, lihalik, inimlik maailm, kõik on vaenlane täna. See kõik räägib mingisugust keelt meie ümber. Tee lahti meedia, kuula mis iganes raadiot, loe ajalehti. Igalt poolt vahib see sarviline vastu. Midagi ei ole teha. See on elu paratamatus, keskkond, kus me oleme. Aga ma räägin, kuningriik on meie sees. Kuningas on meie südames. Ja kõike, mida ta teeb, teeb ta seda endast lähtuvalt läbi meie esile tuues elu armastust. On ju rõõmu, headust, pühadust, õigsust. On ju, kõike, mida ta teeb, teeb ta täpselt nii, nagu tema ise on. Nii et ta ei anna midagi uut sulle ega mulle, kui see, kes ta ise täna ei ole. Ta jagab endast. Tead, sina ja mina ju, mille ta sünnitas ju meid ka ise endast. Olema temale võrdväärne või ütleme abikaasa. Noh, siin kasutatakse teistsuguseid sõnu. Aga kui me oleme temast võetud, siis me oleme ju tema. Kui ta, mida ta esile ka siin tooks, saab ta tuua esile iseennast. Aga miks karta vaenlast siis? Mis roll on vaenlasel? Vaenlase roll on tihti juhtida meid just nimelt tema juurde, kes ongi see eluand ise meile. Teate, need on head uudised. Nii et püha, õige ja hea. Teate, kes on püha, õige ja hea? See ongi meie Jeesus. Jeesuse elu meie sees väljendabki nüüd pühadust, õigsust ja seda headust. Õigsus, rahu, rõõm, pühas vaimus. Kiitus Jumalale. Seda ma soovin ka meile kõigile. Teate, kõike, mida Jumal teeb, teeb ta hästi. Ja ära kunagi kuula vaenlase häält. Keegi ütles nii vahvalt selle kohta. Kui ta kunagi ka räägib, siis ta alati valetab. Aga miks üldse kuulata siis? Nii et kiidame vaid issandat. Nii. Amen. Halleluja selle peale. Kas ma ei sinul nüüd konkreetselt. See on sinu hooaeg. See on sinu aeg. Ükskõik, mis on maailmas olid, see on kõik selle väga nii loistamana taadavat järele, eriti mina. On uus ülikond, pastor uus ülikond, sul on valged riided. Uus, uus. Sa asud kõigesse, mis issand on sinna üldse pannud. Sel astud välja. Veel kord, ära nüüd vihasta. Ei hiire piiksule, jah, lõvime ürgele. Kuidas? Guatemala, Venezuela, Ukraina, meil, oma külas seal, üks võib vist noa kedagi. Kus, mida sa nalja teed? Odu näite, kus see võimalik on. Märt Vähem. Tema poeg pidi saama narkomaaniks, et sai tekkida Lootuse küla. Kui tema poeg oleks saanud narkomaaniks, oleks Lootuse küla iiali tekkinud. Jumala tee. Oh, halleluja. Kõik halleluja.
sa püha ees, kas nii teed emaga? Jah, nii teed. Puhtus Eestimaa üle, üldastab valgusel, seastab lumi. Lume vaim puhtus üle Eestimaa, kirkus aust ausse. Unustage ära oma vahel tülid. Kas ristuda veega või püsti või lastu. Unustage ära maad lapid või ümar. Unustage ära jamad. Ärge väsitage end tühjiste asjadega. Meil klammerdas ära mingi väike asi ja me hinga. Arvas, et veel nagu lüst peale läheb. See kellegile praegu veel siin. Sa on praegu jõudnud sellesse punkti maailmas. Ja ma peaksin tunnustama, kes on keegi jõudi praegu. Pimedus sinu elust põgeneb füüsiliselt. Seda töö perasti juurde, kui see perasti juurde ei lähe, perasti tööta. Ära asja seda. Tervise tunnustada. Ja lõpusõnad siin, lõpuvaid, üks veel. On nüüd, kuule seda nüüd natuke. Proovi korra vait jääda, kuulame seda. Õnnista oma naist. Õnnista oma meest. Õnnista oma lapsi, lapsi. Ütleme koos seda. Ma õnnistan oma naist. Ma õnnistan oma naist. Ma õnnistan oma meest. Ma õnnistan oma meest. Ma õnnistan oma lapsi. Ma õnnistan oma lapsi. Iga päev, mis mulle sulle antud on, see vastu rõõmuga, see issanda päev, see pingelist päev. Ohkame ka paanga. Ülistus. Let's go. Ja, es ist
väga pagulas põhi. Ma olin lihtsalt ainult juht. Ilma teedavast mitte midagi juhtub. Kogu au meil kõik Jumalale. Aamen.